Roheoskuste all võib mõista üsna suurt paketti erinevaid oskusi, mida on defineeritud lugematul arvul viisil nii Euroopa dokumentatsioonis kui näiteks Eesti oskuste registris. Ja käesoleva meetme raames siis me üritasimegi sõnastada, mis võiks olla need peamised roheoskused ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühmas. Kui peaks nimetama ühe või keskse, siis ma arvan, et see võiks olla seotud meie ehitatud keskkonna ja peamiselt hoonete ringse ehitamise ja kasutamisega. See tähendab, et me peaks hooneid projekteerima ja ehitama viisil, et neid oleks lihtne tulevikus tervete elementide kaupa lahti võtta. Töös osales 4 ülikooli, 5 kutseõppeasutust ja 12 erinevat siis erialaliitu või kaasatud partnerit, nii et kokku 21 liiget. Ja võib-olla üheks märksõnaks olekski koostöö ja tervikpildi tajumine, sest roheoskuseid on vaja kogu ehitussektoril, kus on erinevaid osapooli ja huvigruppe ja just nimelt selle terviku tajumine ning enda roll ja vastutusala. No esimene kõige suurem väljakutse, mida me ka töö käigus endilt korduvalt küsisime, oli, et mis siis ikkagi on selle ehitusvaldkonna roheoskused, ehk siis mida selle all mõista. Ja seda siis 3 erineval tasandil, üks on siis üldine ehk siis kestlik areng, teine on siis vahepealne tasand ehk ehitusvaldkonna roheoskused ning 3. kitsam on siis eriala või kutsetaseme spetsiifilised roheoskused. Ja väljakutseks oligi, et 3 erineval tasandil, mida siis nende roheoskuste all mõista. Nende roheoskuste mõtestamiseks sai kirja pandud ja partnerite koostöös läbi arutatud nii palju erinevaid lähenemisi, kui me leidsime. Alates näiteks hoonete süsiniku jalajälje arvutusmetoodikast või hoonete ehitamiseks vajalikest ressurssidest, mida me ammutame maapõuest, kuni siis väga kitsaste ehitustehnoloogiliste või teatud ehitustoodete või materjalide arenduse küsimusteni. No, kuna ehitatud keskkonna mõju ise on juba äärmiselt suur, Euroopas tarbitakse umbes pool kaevandatud maavaradest ehitusmaterjalide tootmiseks, Euroopa tasandil umbes 40% nii keskkonnamõjust kui jäätmetekkest on seotud ehitatud keskkonnaga, siis see mõju on äärmiselt suur juba olnud tänaseni, järelikult on ka väga suur potentsiaal seda mõju vähendada. Me oleme pika ja keerulise protsessi alguses ning ma arvan, et olulisem on lihtsalt see õiges suunas liikuma hakkamine ehk siis ressursitõhus ehitamine, hoonete ringne kasutamine, lammutamise asemel demonteeritavus ja kui me oleme seda teinud piisavalt pika aja jooksul, ma arvan, et siis me saame seda edukamalt ka numbriliselt mõõta. Positiivse näitena ma arvan, ma võiks nimetada 2 koolitust, mis said välja töötatud ja ka meetme jooksul juba piloteeritud. Üks oli siis ringse ehitamise teemal ja teine ehitamise niiskusturvalisuse teemal. Ja tuginedes äärmiselt positiivsele tagasisidele, kus osalejateks olid siis nii tasemeõppe üliõpilased kui ka erasektoris töötavad spetsialistid. Nende tagasiside oli väga toetav ja nad osundasid, et nad näevad roheoskusi ka nendes aspektides, millega seoseid nad varem ei tajunud. Ühe peamise saavutusena roheoskuste konsortsiumi töö tulemusena sooviksin nimetada osapoolte vahelist koostööd ja tervikvaadet alates sellest, et kust tulevad ehitiste jaoks ressursid, tark tellija, arhitekt, erinevad projekteerijad, ehitajad, materjalitootjad, kogu hoone elukaar läbi kinnisvara korrashoiu ja elukaare lõpp, et iga osapool selles tervikus tajuks enda
rolli ja samuti on olulised nende osapoolte vaheline koostöö ja suhtlus.